tere, kaunis kuulaja. Kui palju me teineteisest hoolime? Kui palju me teineteist aktsepteerime ja võtame omaks teise vajadused ja olemuse? Mulle öeldi hiljuti, et mul peaks olema kerge pagas, et mul oleks lihtne alati edasi liikuda. Kõneleja lauseid kuulnud, tundus mulle vajalikuna vaid üks käekott, kuhu panna oma MacBook, millega kanaldused üles kirjutada ja alla lindistada, telefon, millega lindistusi valmistada, pass riikide vahel navigeerimiseks, krediitkaart kopsaka rahasummaga ja ohtralt sularaha. Ja ma olengi valmis võtma ette palverännakut. Läbi ööpäevade kõndima üle väljade, orgude ja mägede. Kuid mul tekkis küsimus. Pikalt liikvel olluna olin ma temaga nõus, et mida kergem on kohver ja väiksem kaal, mida enam on käed vabad, seda lihtsam on edasi liikuda. Et ma ei saanud pidurdada mõtet, mis jäi mulle kõrvu küsimusena kaikuma. Kui teel olles mu keha sooja vajab ja riiete järele pärib, ning ma samal ajal olen mäe tipus, mida ma teen kopsaka rahasummaga, paksu pangakaardiga, kui mul pole kuskilt sooja mantlit osta. Selle sama soovituse andis mulle kõneleja, kes oli alates suvest mõistmatuna naernud
miks mul pole suvekingi? Ma olin soovinud kerget pagasi ja seepärast mul ei olnud suvekingi. Ma soovisin, et mul oleks lihtne ja käed vabad edasi liikuda. Ent minu ühed jalavarjud, millega ma ületasin mägesid, kaevusin orgudesse ja sõutsin läbi väljade. Ei küsinud aasta aega. Ma olin tänulik nendele, et nad olid. Nad olid meil truult toetanud. Nad ei kurtnud meresoolasuse üle või mägedes laiuva lume üle. Nad kandsid mind võrdselt mägironijate saabastega ja suvitajate varbavahe plätudega. Mulle tundus soovitaja sõnade järele, et ma olen ju tema soovituse järel tema soovituse järgi siiani kõndinud, edasi liikunud. Miks ta mulle nüüd ütleb, et ma peaksin pagasist vabanema, kui ma olin pagasi lisanud mõned küünlad, et pimedatel ja niisketel õhtudel valgust süüdata. Miks vihjas ta mu imelistele pottidele, millega sooja leent keeta ja miks pahandas ta lõhnavate seepide üle, millega ma nahka kosutada? Ma ei saanud aru. Ma ei saanud aru, mida ta mulle öelda tahab. Ühe suupoolega naerdes, et mul pole piisavat pagasit ja teisega öeldes, sul on vaja minna edasi käed vabalt, kerge pagasiga. Ma olin pahane. Ma olin nördinud, ma olin väsinud. Ma olin väsinud külmast, ma olin väsinud pikast teekonnast. Ma tahtsin jõuda koju või muud. Ma soovisin, et mu sahtel pakub mulle lõputult küünlaid, sooja leeki. Keha hellitavat sooja vannivett ja hubast kodu. Ma olin täiesti tüdinenud teel olemisest. Ma olin, mu jaks oli lõppenud. Päris ausalt öeldes ma ei olnud enam kindel, et mul üldse on jõudu järgmisele sammule mõtelda. Ja mu mõistus oli selge ja ma väga soovisin, aga mu keha oli kurnatud. Ma olin talt küsinud rohkemat, kui ta oli valmis andma ja kerge pagas oli talle siiski liialt koormav olnud. Kuidas edasi? Kuidas aktsepteerida rääkija sõnumit niimoodi, et sellest aru saaks? Kuidas kukutada pahameel, et külm on keha väsitanud? Kuidas tulla välja puudusest? Mis on nii kaua hinge nöörinud? Ma tahaksin jõuda koju.
ma ei saa siiani aru, mida ta mulle öelda tahtis. Miks noomis ta minu soovi koju jõuda või oli see märk sellest, et ma olen piisavalt lähedal ja nüüd pannakse mind proovile? No proovile oli mind pandud kordi ja kordi. Mulle tundus, et ma olengi üks proovikivi, keda universum taltsutab justkui oma lõbuks. No ja mulle öeldi, et mul on suured unistused, aga ja mis siis? Kui mitte mina, kes siis veel? Ja miks mitte? Nüüd ma kõnnin tühjadel kätel ja tunnen kannul holokausti varju. Maailm palub koju jõuda, et oleks ruumi. Ta küsib eraldatusse minemist, et oleks sõprust. Ta palub, et võtaksin suuna suurlinnast eemale, et koguda sõpruskonda. Ta küsib julgust katlale läheneda. Loomulikult ma kardan. Absoluutselt ma kardan. Aga sellest olenemata ma teen järgmise sammu. Ma usun järgmise sammu vajalikkusse ja usun, et tehtud sammu järel saabub puhkus. Kehakosutus. Sest kui mina jätan sammu tegemata, siis miks peaks leidma mind ümbritsevad inimesed julguse sammude tegemiseks? Kui mina annan alla või ütlen ära elu õppetundidest, kuidas saaksin ma siis julgustada seda teisi tegema? Mul on keha. See tähendab, et ma olen kõigutatud inimlikest hirmudest. Kuidas panna toit lauale? Kuidas hoolitseda mu perekonna eest? Kuidas pakkuda endale vajaminevat? Ma ei tea. Ma usaldan, et tee lõpus on vastus. Ma usaldan, et suund, mida mööda ma kõnnin ja süda mulle on ette kompassina näidanud, viib mind kohale. Seepärast on mul vaja jaksu ja jõuda minna edasi. Eemalduda holokausti varjust. Eemalduda holokausti kordusest, eemalduda natsilaadsest mõtlemisest. Mul on vaja teha viimane pingutus, et põlevast katlast eemalduda. Ma olen redeli viimasel pulgal ja seekord ma olen veendunud, et redel toetub õigele seinale, sest ülejäänud seinad on läbi proovitud. Ja mul on jäänud viimane pulk. Ma olen tulnud redeli pikkuse üles. Nüüd alla anda, see oleks absurdne.
ma näen all vehkivaid käsi ja karjuvad suid, kes pahandavad, et ma nad surmamängu maha jätsin. Ometi redel seisab ju seina peal, mida mööda mina üles tulin. Muud pole vaja, kui astuda esimesele pulgale ja hakata edasi tulema. Ma olen tee ette käinud. Pole vaja isegi ise välja mõelda, millisesse suunda minna. Tee on avatud. Tee on ette käidud. Suund on välja mõõdetud. Perfektse täpsusega. Aga mul on vaja enamat, mul on vaja enamat, et leida oskus aktsepteerida surmamängus kümblejaid. Lasta lahti kahjutunne, justkui see ei sobiks neile. Lasta lahti natsistliku mõttelaadi küljes rippujatest. Aga minu soovil mu kehale, hingele ja vaimule parimat pakkuda on minul vaja neist eemalduda. Ma ei pea mõtlema, kuidas neid sealt välja tirida. Redel on ju õigele seinale püstitatud, kui neil isu tuleb, need tulevad ise välja. Ma saan nüüd aru, mis kõneleja mulle kerge pagasi all ütles. Ma annan vabaks süütunde, et teised valivad surmamängudes mängimise. See on nende õigus, see on nende püha seadus ja minu asi on seda aktsepteerida. Sa kuulasid Chanda kanaldust, ole hoitud. Aitäh, kaunis kuulaja.